Uudis, mis täna raputas Ameerika infovälja. Venemaa vabastas vanglast endise Ameerika merejalaväelase Robert Gilmani. Teda saatis isiklikult Steve Witkoff ning Valge Maja avaldas liigutava foto, kus Donald Trump vaatab Gilmani fotot pardal, mis juba viib merejalaväelase tagasi koju Ameerikasse. Donald Trumpi enda sõnul ei nõudnud Venemaa üldse midagi vastu. Nimelt, vahetust ei toimunud, kauplemist ei olnud, Venemaa lihtsalt heatahtlikult vabastas ameeriklase pärast Lavrovi ja Rubio kohtumist. Aga siin ongi konks. Moskva ei anna tegelikult kunagi midagi tasuta ega niisama ära. Ja just sellepärast arvataksegi praegu Suurbritannias ja Euroopas, mida Vladimir Putin tegelikult loodab selle heatahtlikkuse žesti eest saada. Seetõttu analüüsime selles saates kogu selle loo ja versioone sellest, mida Kreml selle sammuga saavutada püüab. Ja selle käitumise põhjused ei tee teid tõenäoliselt rõõmsaks. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige see kanal. Me liigume 300 000 tellija poole, seega olen tänulik iga teie tellimuse eest. Palun kontrollige kohe praegu, kas olete selle kanali juba tellinud. Kui ei ole, siis vajutage tellimise nuppu. Olen teile selle eest tänulik. Alustame siis kõigepealt endise USA merejalaväelase Gilmani teemaga. 32-aastane, endine Ameerika Ühendriikide merejalaväelane Robert Gilman istus alates 2022 aastast Voroneži koloonias ja ta mõisteti süüdi väidetavas rünnakus Vene politseiniku vastu. Ta veetis vangistuses üle 4 aasta. Kui täpne olla, 1666 päeva. Ja viimastel kuudel sai teatavaks, et tema füüsiline ja ka psühholoogiline seisund on järsult halvenenud. Gilmani sugulased väitsid, et alates juunist langes ta dissotsiatiivsesse stuuporisse, ei suutnud iseseisvalt liikuda ja toitus sondi kaudu ning kaebas ka piinamise ja ravimite süstimise üle, mis tema teadvust muutsid. Juuniku alguses viidi ta vangla haiglast üle juba tsiviilmeditsiiniasutuse psühhiaatria osakonda. Nii et vabastamine järgnes tõesti kohe pärast teateid, et ta oli surmale lähedal. Ja tundub, et venelased lihtsalt kiirustasid teda ameeriklastele üle andma, et ta ei sureks Venemaa vanglas väidetavate piinamiste tõttu. Reutersi andmetel andis Vladimir Putin Gilmanile armu just humanitaarsetel kaalutlustel. Ja siin ongi see hetk, mis teeb kogu loo leebelt öeldes kummaliseks. Donald Trump kinnitas isiklikult, tsiteerin. Pärast minu arutelusid president Vladimir Putiniga nõustus Venemaa ta vabastama eelkõige humanitaarsetel kaalutlustel. Me hindame seda otsust, nagu ka fakti, et Venemaa ei palunud vabastamiste eest midagi vastu. Ehk siis ametliku versiooni kohaselt ei toimunud mingit kauplemist üldse. Lihtsalt mingil hetkel Vladimir Putin, kes hoidis Gilmanit kinni 4 aastat, isegi veidi kauem, muutis äkki järsult meelt ja andis ta lihtsalt Ameerika Ühendriikidele tagasi. See näeb väga kummaline välja. Muide, protsess ei kestnud vaid 1 päeva. Gilmani küsimus tõstatas veel USA välisminister Mark Rubio kohtumisel Venemaa välisministri Sergei Lavroviga juuli lõpus. Ja vabastamises osales Trumpi sõnul terve meeskond. Eriülesannetega saadik Steven Witkov, erisaadik pantvangide vabastamise alal Adam Beller, terrorismivastase võitluse vanemdirektor Sebastian Gorka, Trumpi väimees Jared Kushner ja nii edasi. Venemaa poolelt kirjutas vabastamise kohta humanitaarsetel kaalutlustel Putini eriesindaja Kirill Dmitrijev. Ameerika Ühendriikidesse saabudes võeti Gilman vastu Andrewsi lennubaasis ja suunati Texase sõjaväehaiglasse meditsiinilisele ja psühholoogilisele läbivaatusele. Sinna lendas ka tema perekond, sealhulgas ema, kes viibis Venemaal. Ja nüüd tänas Rubio Venemaad, kuid tuletas kohe meelde, et riigis on endiselt vangistuses ka teisi ebaõiglaselt kinnipeetud ameeriklasi ning mõnede andmete kohaselt on neid praegu kuni 10 inimest. Ja nüüd on versioonid selle kohta, miks Vladimir Putinil seda kõike vaja oli, kui ta ametlikult ei nõudnud midagi vastutasuks. No vaevalt keegi usub, et Vladimir Putin lihtsalt niisama, klõps, tal midagi juhtus peas ja ta ütles, mis te teete, me hoiame ju ameeriklast ebaseaduslikult kinni. Lähme laseme ta humanitaarsetel kaalutlustel vabaks. Täielik jama.
ilmselgelt tahab ta midagi. Ja siin annab Sky Newsi korrespondent Aivar Bennett minu arvates võib-olla kõige täpsema seletuse. Ta ütleb otse. See on väga ebatavaline, sest Moskva annab harva midagi tasuta ära ja vaevalt on asi selles, et Putin oleks äkitselt muutunud pehmemaks või inimlikumaks. Tema sõnastus kõlab nii. See on pigem mitte eriti peen Kremli katse võita Valge Maja toetus, lootuses saada diplomaatilisi dividende. Pole raske arvata, kus Moskva tahab neist diplomaatilist kasu lõigata. Ja kus täpselt on niigi selge, pole vaja olla analüütik, et ära arvata, et jutt käib Ukrainast. Ja siin ongi kontekst, mis seletab miks. Miks on Putinil just praegu nii väga vaja Valge Maja toetust? Nad on selle ilmselgelt kaotanud, seega tuleb midagi ette võtta, et ameeriklased sulaksid üles ja oleksid taas valmis suhtlema. Venemaal on praegu sõja tõttu üha rohkem probleeme. Droonirünnakud Venemaa objektide vastu muutuvad üha sagedasemaks. Löögid naftatöötlemistehastele mõjutavad majandust ja tõmbavad soovimatut tähelepanu Moskva sõjalistele puudujääkidele. Samal ajal pole pärast üle 4 aasta möödumist Putini konfliktist lõppu näha samuti, pole näha mingeid saavutusi ega enne erioperatsiooni eesmärke ja nii edasi. USA vahendusel toimunud rahuläbirääkimised on takerdunud pärast seda, kui Trump alustas omaenda sõda Iraani vastu. Ja mis kõige tähtsam, selle aja jooksul on Trump siiski lähenenud Zelenskile. Ja Valge Maja Bennetti hinnangul hakkab siiski järjest enam Kiievit toetama. See olevat väga kaugel eelmise aasta õhkkonnast, kui Trump rullis lahti punase vaiba Vladimir Putinile Alaskal ja oli valmis rahulepinguks, mis arvestas täielikult Kremliga ja ei arvestanud üldse Kiievi nõudmisi. Ja Bennetti järeldus kõlab nii, tsiteerin. Kilmani vabastamine on Moskva katse taastada suhted ja suunata olukord Venemaale sobivasse suunda. See samm on mõeldud selleks, et kujutada Vladimir Putinit mõistliku partnerina, kellega Trump saab asju ajada. Praegu on see kingitus, kuid Venemaa loodab kindlasti midagi vastutasuks saada. Ja just siin tasub meenutada pretsedenti, mis muudab selle versiooni palju veenvamaks. Juba 2025 aasta veebruaris tänas Donald Trump Vladimir Putinit teise ameeriklase Mark Fogeli vabastamise eest, kes peeti kinni 2021 aastal Šeremetjevo lennujaamas meditsiinilise marihuanaga. Ja siis nimetas Donald Trump ise seda vabastamist sammuks Ukraina konflikti lahendamise suunas. Võid ju arvata, kuidas need 2 teemat üldse seotud on? Ta ütleb, super, Vladimir Putin vabastas Fogeli, järelikult on ta valmis Ukrainas rahu poole liikuma. Ja pärast seda toimus Trumpi kohtumine Zelenskiga ovaalkabinetis. See sama, kus talle öeldi, miks sa pole ülikonnas, kus on su kaardid ja nii edasi. Ehk meil on juba olemas selge pretsedent, kus Ameerika president ise avalikult sidus selle Venemaa humanitaarse žesti ameeriklaste vabastamisega just Ukraina läbirääkimisprotsessiga. See tähendab, versioon diplomaatilistest dividendidest ei tundu enam nagu, teate, vandenõuteooria, vaid pigem juba läbiproovitud skeemi kordus. Tegelikult Vladimir Putin just selleks ameeriklasi vangistabki ja hoiab neid vanglates, et neid hiljem niimoodi vahetada. Ta teeb justkui nalja, heatahtlikkuse žest ja ütleb, mina tegin, aga teie? Nii, ootan. No ma ei tea, kas leidub keegi, kes usub, et see maniak Putin lihtsalt niisama vangistab inimesi ja siis niisama annab nad Ameerikale tagasi. Nii et kui kõik kokku võtta, siis formaalselt jah, Kilman vabastati ilma igasuguste tingimusteta puhtalt tema raske seisundi tõttu ja humanitaarsetel kaaluklustel, nagu rõhutavad nii Trump kui ka Kreml ise. Kuid tegelik kontekst ja mis oluline, eelmise aasta Fogeli pretsedent ning praegune surve Venemaale löökidega naftatöötlemistehaste pihta ja takerdunud läbirääkimised viitavad sellele, et see, ütleme nii, tasuta kingitus on tegelikult arve, mille eest tuleb hiljem maksta. Lihtsalt küsitakse natuke hiljem. Putin mängib praegu pikaajalist mängu. Nagu et, teate, näidake end mõistliku partnerina, inimliku partnerina, kes võib lihtsalt niisama ameeriklase vabastada üldse midagi vastu nõudmata. Ja siis vihja, mida sa tahad Ukraina läbirääkimiste laua taga vastu saada? Selline ongi loogika. Siin ma panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamuse ja järeldused selle video kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna like. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest, kõike head.